Tere kõigile ja mul on hea meel näha siin palju vanu tuttavaid ja hea meel ka näha neid, kellega ma ei ole veel kokku saanud, sest küll tunnistan, et olen ka ise Maanaiste Ühenduse liige, aga ega ma ei ole palju jõudnud, et ma mäletan, et ma sellel aastakoosolekul käisin Paides kindlasti olin, osalesin, aga rohkem ma ei mäletagi, et kas ma olen kohale jõudnud või ei, aga selle eest oleme siis Eesti Naisteühenduste ümarlaua kaudu väga tihedalt teinud koostööd piirkondlike maanaiste ühendustega ja loomulikult siis Tiiuga ja Lainega, ja mul on täna siin kaasas siis tänukiri Eesti Maanaiste Ühendusele hindamatu panuse eest 20 tegevusaasta jooksul naiste huvide kaitsmisse ja Eesti naisorganisatsioonide omavahelise koostöö edendamisse. Ja sõna hindamatu tundub nagu kuidagi võib-olla niisuguse eestlase temperamendi jaoks üsna esialgu võib-olla liiga julge, aga tegelikult see ongi päriselt nii, sest ma siiralt arvan, et ilma Maanaiste Ühenduseta ei oleks omal ajal olnud võimalik Eesti Naisteühenduste ümarlauda luua ja miks ta sai tehtud, Tiiu sellest ei jõudnud rääkida, oli ju tookord 2003. aastal meie probleem selles, et maanaiste piirkondade naiste mured ei jõudnud, nii nagu see ongi täna, et ega nad ikkagi päris üles otsustustasandile ei jõua kuigi kergesti ja kui Euroopa Liidust otsiti partnerit Euroopa naiste katusorganisatsiooni Eestist, siis oligi kaks valikut, et kas tõesti teha see oma organisatsioon, ümarlaud, kus kõik on võrdsed või siis lasta Eestit esindama erakondade naiste organisatsioon, kes suuresti olid koondunud Toompeale ja meie valik oli tol ajal siis see, et me soovime, et kõikide kõige väiksemate naisorganisatsioonide seltsingute hääl ikkagi oleks esindatud ja siis sai asutatud Eesti Naisteühenduste ümarlaud. Ja need maakondlikud ümarlauad, kellest see katusorganisatsioon sai loodud, pooled nendest sündisid kohalike maanaiste ühenduste baasil. Nii Järvamaa naiste ümarlaud, Jõgevamaa naiste ümarlaud, Lääne-Virumaa naiste ümarlaud, Valgamaa naiste ümarlaud, Viljandimaa naiste ümarlaud ja Saaremaa naiste ümarlaud tänu Leili Pruunile, Tiiu Sarvele, Heljo Viilipile, Kersti Sirelile, Ilme Kibele ja Kadri Volmanile ja loomulikult Laine Tarvisele, ma küll kardan, et neid ümarlaudu ei oleks meil sündinud või oleks see sünd läinud ikkagi väga palju raskemalt ja tulnud hiljem. Ja Eesti Maanaiste Ühendus on andnud Eesti Naisteühenduste ümarlauale läbi aastate ju eesistujad. Meie teiseks valitud eesistujaks oli Tiiu Soams aastatel 2004-2005 ja temalt võttis siis teatav hulga üle Laine Tarvis, kes oli 7 aastat ENÜ eesistujaks ja eestvedajaks. Nii et veel kord tõesti tänu Maanaiste Ühendusele oleme me suuresti tegutsenud ja elanud. Ja miks on vaja koos käia, siin Tiiu luges ju väga hästi ette neid naiste teie endi sõnu, et mida te olete saanud Maanaiste Ühenduses osalemises, aga üks asi
miks sai loodud ka Eesti Naisteühenduste Ümarlaud, on ikkagi see, et need naiste mured ja vajadused jõuaksid paremini otsustajateni. Räägin teile lihtsalt oma viimase nädala kogemusest, et helistasin Naisteühenduste Ümarlaua suvekooli ette valmistades, helistasin, mis ta siis nüüd on meil, riigihalduse ministerile, tema nõunikule ja palusin, et kas saaks Rahandusministeeriumist tulla keegi meie ümarlauda tutvustama siis kõiki neid riigihalduse reformiga seotud kavasid ja eelkõige haldusreformi. Ja küsisin ka, et kas nüüd teatavasti meil ju on vastu võetud seadus ja reeglid, et iga poliitikadokumendi ja iga seaduse väljatöötamisel peab analüüsima seda eelnõud ka soo aspektist, et kuidas see mõjutab naisi ja mehi. Teatavasti need mõjud on ikkagi erinevad, et kui me räägime kas või haldusreformist, eks ju, teenuste kättesaadavus, teenused, mida vajavad naised ja mida vajavad mehed, seal on palju erinevusi, kindlasti on ka ühesugused ja üldised teenused, aga naiste vajadused erinevad. Ja see tore poiss telefoni otsa ütles, et oi, et kindlasti seda me analüüsinud küll ei ole ja mina ei ole kunagi selle peale tulnud, et seda tuleks üldse vaadata niimoodi erinevalt. Ja siis ongi niimoodi käes, et kuidas seadusi meil tegelikult täidetakse reaalselt ja just lugesin ka sel nädalal ühte Euroopa Liidu analüüsi, kus oli siis kirjutatud, et kui midagi väga tõsiselt ette ei võeta, siis see on nüüd Euroopa Liidu kohta tervikuna, arvestades kaasa ka kõik need vanad Euroopa riigid, kes on tegelenud meeste ja naiste võrdõiguslikkusega juba aastakümneid ja tõsiselt ja riiklikul tasandil. Ja seal oli kirjutatud, et kui midagi nüüd ei muutu, siis on lootust, et ehk jõuame selle võrdõiguslikkuseni 70 aasta jooksul. Nii et muretult nii lapsed kui lapselapsed peavad ikkagi veel planeeritult ebavõrdsuse all kannatama, aga nüüd võtame siis tegelikult selle Eesti reaalse olukorra, kui meil on see kõige suurem naiste-meeste palgalõhe ja teistpidi jälle, eks ole, meeste kahjuks siin võib-olla hariduse teemad, kuigi ka siin on muidugi, kui sisusse süveneda, on nagu küsitav. Paljud probleemid ei ole nii lihtsad, kui nad pealtnäha paistavad. Nii et ühesõnaga probleeme on palju, aga kui riigi tasandil sellega nagu sisuliselt, kuigi kohustus on, aga üldse ei tegeleta, siis on vaja ikkagi naistel julgelt, täpselt need samad head soovitused, mida Tiiu siin juba ette luges ja see kõik on aktuaalne ka täna. Aga mis on probleem muidugi, et eks me kõik väsime. Ja ma tahakski paluda, et me ei tohi veel alla anda ja me ei tohi väsida, sest tõesti, kui mõelda, et mis enam, et meie ju küllap me ära elame oma elu ja läheb paremaks. Teate, kui me ikka selle oma õiguste eest ise ei seisa, siis seda ei tee mitte keegi meie eest, sest kui te vaatate ümberringi, kui palju on praegu meedias igal pool kõiksugused häälekad vähemused, kellel võib-olla, kes kogu aeg räägivad, et nendel on suured mured, probleemid, on vaja eraldi poliitikaid, on vaja eraldi ressursse ja kindlasti ongi probleemid, ei saa öelda, et ei oleks, aga kui me vaatame, siis tegelikult naisi on ju meie ühiskonnas enamus ja mis on meil, millest nagu järjekindlalt vaadatakse mööda üks viimase aja Eesti Naisteühenduste Ümarlaua tõstatatud probleeme, me näeme väga selgelt, et naiste-meeste pensionites on tulemas väga suur lõhe.
just tulenevalt sellest 99. aastast kehtivast kogumispensionisüsteemist naised on lihtsalt kogunud väga palju vähem endale tagavarasid nii-öelda ja jällegi see on puhtalt selle palgalõhe tuleb. Ja kui me nüüd oleme seda tõstatanud, on mul ka olnud võimalus ükskord viibida ühes töögrupis, kus arutati seda, mina olin ainus, kes selle teema tõstatas, mida ma kutsuks üles mõtlema, et kas me oleme valmis selleks, et ka häälekalt öelda, mina näiteks kirjutasin ka just viimase nädala tegevustest räägin, planeeritakse praegu Norra finantsmehhanismide järgmist perioodi. Kui te teate, siis nüüd aastatel 2000, selle pealkiri oli 2009-2014, tegelikult need rahad jõudsid Eestisse 2013 ja nende kasutamine lõppes sel aastal. Ja Norra riik siis eraldas kokku 4 miljonit eurot soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks ja soolise ja naistevastase vägivalla vastasteks tegevusteks. Ja järgmise perioodi planeerimisel tegin ka siis Eesti Naisteühenduste Ümarlaua poolt ettepaneku, et ikkagi, sest soolise võrdõiguslikkuse teemat seal programmis enam ei ole. Ja tegin ettepaneku, et see ikkagi seal oleks ja ühtlasi kirjutasin ka seda, et üks kõige haavatavamaid sihtgruppe Eestis on lähitulevikus maapiirkondades elavad vanemad naised. Ma ei tea, kas te toetate mind selles, aga minul on isiklikult tunne, et me peame hakkama selgelt välja ütlema, et riik peab pöörama tähelepanu ka maanaistele, maapiirkondadele loomulikult üldse kogu maaelule, sest ilma selleta lihtsalt Eesti ei ole Eesti. Ja veel kord tänu Eesti maanaiste ühendusele, et te olete olemas ja jõudu meile edaspidiseks ja ma väga loodan, et ei väsi ja et me saame ikka jälle kokku ja Tiiu, tahan sulle tänukirja üle anda. Tund aega tagasi ma ei teadnud, kas ma jõuan siia, aga ma tulin. Tulin sellepärast, et teid näha, pole ammu näinud. Laine, tervitus sulle kui kõige paremale naabrile. Ja täna on siin väga tõsised teemad ja kahjuks me elamegi nendes tõsistes teemades, püüame igal pool ise omakeskis neid lahendada. Kui on mingi probleem, siis raiema seltskonna eest. Aga mis ma ütlen nagu meie tegemiste kohta Hiiumaal ja üldse saare naiste kohta, siis meie käime tihedamini koos kui Eesti Maanaiste Ühendus. Meie saame ikka kokku kord aastas. Väga tubli on Laine, kes alati ärgitab, kui kuskil midagi hakkab soiku minema. Et iga suvi me saame kokku ja loodame, et sel aasta sügisel ka Vormsi saarel. Et käime saarelt saarele, saame kokku, arutame tõsisemaid teemasid, lööme tantsu, tralli, esineme ja alati hiidlased ikka oma naljaga ka. Täna ma mõtlesin, peaks teile ka siin midagi ütlema. Mõtlesin, et mida ma siis nüüd, ega mul kaheni, on natukene aega ja siis ma mõtlesin, et kahest ma pean ära minema, et parem on praami oodata, kui tagant vaadata. Nii et kallid naised, palju õnne selle tähtpäeva puhul ja ma loodaks, et see järgmine 10 seoks meid jälle rohkem kui nagu esimest 10. Tänan! Mina olen rahvuse mulk, aga nii palju ütlen, et natukene minevikust veel, et 97. aastal mina liitusin Maanaiste Ühendusega. Ja see oli üks selline nii hädavajalik asi ja nii õige asi,
et kui sa oled talus, kui sa oled 1,5 kuud kogu aeg olnud talus ja kui sa siis pääsed välja, kas või kuhugi linna, siis vaatad, et mida nad kõik vahivad, ise tegelikult ju vahid teisi inimesi. Et see oli kõige koledam. Aga kui me siin maanaiste ühendusega juba saime liituda tänu Ulvi Meikupile, kes kuulutas ajalehes, kusjuures ma ei ole küll täna näinud Järvamaale maakonnal lehte. Arvatavasti seal ei ilmu seda artiklit, et täna toimub niisugune üritus, kus saavad kokku üle Eesti maanaiste ühenduse inimesed. Lihtsalt meid ei ole olemas. Mis me teeme Järvamaal? Me oleme taasasustatud organisatsioon 2009. aastal. Ja praegu me saame kokku rohkem kui kord kvartalis. Meil oli möödunud aastal üks väga tore asi, tore üritus oli vabariigi aastapäeval võttis meid vastu maanaiste ühenduse esinaine. Meil oli pidulik vastuvõtt Sargvere mõisas. Kujuta kätte, mõisas, esinaine võtab meid vastu. Nii tore. Et me käime mitte saarelt saarele, vaid külast külla. Me oleme 3 valla naised, Järva-Jaani vald, see on kuulus vald, kõik teavad, 10 korda kuulsam, eks ole. Koeru vald ja Paide vald. Et me käime niimoodi külakorda ja meil on koolitused, nii palju kui me suudame koolitusi teha, õpime üksteiselt. Me kohe sõidame Ida-Virule külla, järgmine teisipäev, et lähme vaatame, kuidas elavad Ida-Viru maanaised. Et igal juhul meie tegutseme praegu. Ja tulgu siis, mis kord meil tuleb või kui palju neid valdasid liitub, vahet ei ole. Me oleme ikka olemas. Nii et edu teile, pea püsti, tervist, kullakesed. Olge hoitud, kõike head teile. Aitäh, tänan väga. Nii, ja üks moment veel, praegu nüüd on see koht, et Järvamaa naised tänavad tiiud. Ma ei saa nüüd vabandust. Nii, mul on väike tervitus. Tore, et tulime tähtpäeva tähistama, sünnipäeva sisustama, minevikku meenutama, olevikus osaledes tulevikku tiivustama. Rahva jaoks me Eesti maanaised juba 20 aastat olnud. See on aeg, mida armastada. See on matk, mida mäletada. Selles on jõudu, et jätkata. 10 aastat tagasi sünnipäeval Harkujärvel mäletan, et kirjutasin artikli Kajasse. Meid oli sama palju seal kohal kui täna siin. Ma leian, et see on väga suur hulk meie organisatsiooni liikmeid. Ja siis ma olen kirjutanud sõnad, millest ma tegin väljavõtte. Hea oli kogeda, et meid seal nii palju oli. See annab lootust, et me suudame veel kaua vastu pidada. Nii, 10 aasta pärast olen mina 70, ma tahan jälle siin istuda. Nii et loodame, et me kohtume veel, aga ma pidin paari sõnaga rääkima sellest, et ka Ida-Virumaa naistel oli pikk mõõnaaeg, kus me ei saanudki kokku. See võis olla mingi 5 aastat. Kirjutasime projekte, paraku ministeeriumidel, nagu te teate, nii Sotsiaalministeeriumil, kui ei olnudki enam auke, kust raha taodelda. Ja kõik elu kallines ja tekkis paus. Aga tagantjärgi ma mõtlen, et see paus oli isegi hea. See paus sundis uuesti ellu ärkama, nagu taassünd. Me oleme ise seda nimetanud. Meil saab nüüd detsembris 2 aastat, kui me kogunesime uuesti taluliitu. Meie Ida-Viru taluliit oli nii jõukas, et ehitas endale uhke uue maja.
ja meil on seal võimaldatud igal hetkel koos käia. Ja ka tänane autode sõit on kinni makstud taluliidu poolt, nii et taluliidu esimees, nähes mind, kes ma sealt uksest talle nii harva sisse astun, ütles, tere, noh, mis sind siia siis tõi? Ma ütlesin raha ja veel kord raha. Ja ta maksis need masinakütted täna meile kinni ja ütles, et kui abi vaja, küsige. Ja ühesõnaga 2 aastat tagasi tulime uuesti kokku ja 5-6 naist, ma täpselt ei mäleta, et panna paberile. Üks kirjutas ja kõik teised, see üks kirjutaja oli Maie Paas, kui te mäletate ja teate teda, sest tema on nagu kooliõpetaja. Rääkige nüüd ruttu, mina muudku kirjutan, aga ise muidugi ei pakkunud midagi eriti välja. Ja me lihtsalt panime kirja nii hingele, kehale, mõtetele, kõik, mida meile pähe tuli. Kuidas elada, kui ei olegi seda raha, mida teised annavad. Nõnda nimetatud jutumärkides Ameerika onupoega lihtsalt ei ole. Tuleb ise raha leida ja oma rahaga saada hakkama. Panime kirja ja niimoodi, et otsustasime, et ühe prääniku paneme ka, aga selle prääniku teostamise panimegi Maie õlgadele. Ja see präänik oli Kihnu reis, 2 päeva. Pärnumaa pluss Kihnu. Nii et ma ütleks, et meie käime rohkem koos kui kord kvartalis. Et ma võtsin eelmise 2015. aasta kokku, siis meil toimus ja meil toimubki üritustega sedasi, et me läheme kellegi juurde koju. Et on inimesed, kes oskavad leiba valmistada, korraldame seal leiva valmistamise päeva, köögiviljade töötlemise päeva sügisel, siis kutsusime Tartu avatud ülikoolist lektorid, kusjuures selle õppepäeva maksumus oli 40 €, küllaltki soolane, aga me saime kokku 18 naist taluliidu saali ja selle õppepäeva teema oli, kuidas luua oma elu kõige õnnelikum aasta. Ja ühesõnaga me ei käi ainult koos ega ei lobise, vaid teeme tõsiseid tegusid. Tänavu oleme me kokku saanud juba 4 korral. Ja siin istub Eve Strauss, kelle juures me käisime õppereisil, valmistasime laastukorve ise oma kättega, samal päeval külastasime Siimusti keraamikatehast, siis on 2 talus toimunud, ühes talus oli siis, nagu öeldakse, lamba degusteerimise õppepäev, Katre istub siin täna, ta armastab lambaid. Ja selliselt me nagu tegutseme, käime koos ja üritame ka korraldada selliseid nagu vaimule õppepäevi ja nüüd on meil ka välja pakutud, et sügisel, kui me oleme kõik prõhised naised, oleme kõik seotud taluga, meie abikaasad on tõsised talupidajad, meie veel tõsisemad suunajad, me arvame nii. Ja me leiame aega ja sügisel meil on plaanis, taluliidus lubatakse meid koos käima hakata, et me hakkame tegelema tõsiselt tantsu õppimisega, mis meil kõigil veel selge ei ole, ja treeningutega. Vot sellised huvitavad plaanid meil on. Aga kõige selle lõpetuseks ma tahaksin ka tänada ikkagi esmalt Tiiut. Ja ma sain aru temaga tihedalt siin suheldes, et tõesti praktiliselt tegi kogu selle tänase ürituse tema üksi. On ju nii? Ära valeta, tegid küll. Ja kõik need aplausid ja lilled, mis meil kaasas on, kuuluvadki ainult sulle. Nii et suur tänu sulle kõige selle. Ja ma ütlen veel ühe hästi hea Hiina vanasõna. Ime pole mitte õhus lendamine või vee peal kõndimine, vaid maa peal elamine ja seda me oskame, maanaised. Õigus! Ole tubli ja 10 aasta pärast ma ütlen, ma olen 70 ja ma tahan uuesti tulla. Aga ma ei julge öelda, kui vana mina olen. Kene vanem. Ja Viljandi maanaised
naised tervitavad sind, sest et me oleme alati jõudu saanud sellest, et sa oled olemas ja oled olemas koos kehaga. Järjekordselt ja uuesti. Aitäh sulle! Jõudi jätkusele, aga et sul oleks ka mingi meenutada sellest 20 päevast ja tähendab sulle ette siduda põllekesed. Paneme praegu niimoodi. Ei ole nii. See on teine põll. Esimese põlle kinkis mulle, kui sa oled Leili. Väga ilus põll oli. Ja sellest veel, kui nad läheb kööki tööle, siis peab panema ikka ka nagu juhtsa. Ärme täna paneme. Ei, täna see on sama. Aitäh. Ma lugemise osa loen. Uudi aastad mööduvad, kuid mõni kaunis silmapilk jääb valgustama kogu elu. Võib-olla see ka tänane päev. Aitäh. Ole tubli. Ma püüan. Meie lilled on siin põlle peal. Ja, ei lähtsi kunagi. Aitäh. Ühesõnaga Saaremaa maanaisteühendus on suure surmaga ikka suhtnud hinge sees hoida ja peame edaspidi natuke aega vastu ka. Kuigi me suudame Riigikogu liikmetele selgeks teha, et kasutada raha ei ole just eriti eetiline, kust raha saada. Aga no see selleks. Iseenesest ma olen ka ikka suutnud veel vastu panna, isegi kõige suurem saavutus isiklikus elus on, et mu mees enam ei vingugi, kui ma kuskil jälle lähen, jäävad 8 koeraga koju ilusti ja ainult naerastab. Aga nüüd, mida tahaks veel teha ühiskonna jaoks, me oleme seal Eesti Saarku Koguga aktiivselt selles liinis töötanud, et noh, kui vaadata, kuidas maaelu läheb ikka sinna liini, kuhu siin laulgi oli, et Tüürand ja Nõmmeliiva tee, et arstidega on probleemid ja et peab ikka nii kaugele saama, et kes on Eesti riigi raha eest arstiks õppinud, peab ikka maa ja tööle tulema kas või 3 aastaks. Nii et ja teine asi, mis me oleme veel seal päevakorda võtnud, et noh, praegu ütlevad paljud väikeettevõtjad, mis sa arvad, et ma maksu maksan, ma ei hakkagi maksma. Ühesõnaga, meil on üks selline tore naine nagu Maire Forsner, te olete kindlasti lugenud tema mikroettevõtete maksustamisest, tema artikleid ja me oleme siis ka püüdnud riigikogulasi seal käsi väänata, et tuleb ükskord nii kaugele jõuda, et ka Lätist eeskuju võtta, kus väiketootjatel on maksusoodustused. No aga eestlane on ju nagu noor pukk, tema ju on kõige parem. Ega ta ei taha hästi, aga ega me ei jäta seda, me ikkagi tahaksime, et saaksid väikeettevõtted maksusoodustused. Ja vot ühest asjast ma võin veel rääkida, mis see tulegi meelde praegu, nii et see selleks, aga nüüd sinule ma kihin saarlaste aare. Siin on legende ja muistendeid Muhu ja Saaremaal. Aga vaadake, kuidas ta meil tehtud on, soolist võrdõiguslikkust üldse pole. Esimese külje peal on Saaremaa mees ja tagumise külje peal on siis Saaremaa naine. Siin on saarlaste aare see mees, aga naine nagu polekski aare. Võt niimoodi on meil see tehtud. Aga noh, Kalevipoed on tõesti meil juba läinud sinna, kus teistelgi nii, et eks me peame meeste eest ka selgeks. Nii et suur tänu sulle ja jõudu sulle, et sa ikka vastu pead ja veel pead ja püüame siis sulle järgi jõuda. Aitäh sulle, kõik head. Mina olen Kadjumaalt ja aitäh, Tiiu, et sa meil olemas oled, kõike sa korraldad ja vähemalt alustama sa võid. No te olete kõige ligemal ka selle pärast. Aga nagu hiidlased ei saanud sellepärast, et nemad sõidavad kohe Prahasse. Aga Harju omad ei saanud sellepärast, et nemad alles tulid. Kust saaret me tulime? Kihnust just tulime ja no ei jõua lihtsalt.
kallis Tiiu, me täname sind selle mõistmise, selle jõu ja selle tahtmise eest, mis sa oled 20 aastat teinud. Ja palju õnne Eesti Maanlasühendust! Ootan, et keegi teine ka tahaks. Aga millegipärast keegi vabatahtlikult ei tahta Tiiu ja kiirendada. Mina tänan ka Tiiu oma teatamiste ees kogu aeg alati Maalehes. Olen ka meie nii, siis ma tänan veel meie esimeest siin Jõgevamaad, kes on oma koormat vedanud nii kaua ja alati kutsub ikka kaasa midagi tegema. Aastaid on hirmus palju ja vana juba ei tea, kas keskealised suudavad edasi viia seda või ei, aga ma loodan, et Tiiu ikka nii kaua kui kannatab, võtab nad ikka kaasa rohkem, aga ma pean ütlema, et noori on siin vähe. Noori on siin vähe. Jätta rohkem tööd tegema veel. Nii, ma tean küll, mis pärast te tulite, ega te minu pärast ei tulnud. Te tahate seda raamatut. See raamat on nüüd see, et esimese 10 aastat on praktiliselt see, kui te ise kirjutasite, ise pildistasite, Tiia korjas kokku kõik ja pani ajalehte ja need ajalehed mul on kõik alles. Ja mul tuli tegelikult juba aasta lõpus selline tunne, et 20 aastat, et peab midagi tegema, aga lihtsalt kokku tulla. Et jääb natukene nagu lahjaks. Et peaks panema ühe kogumiku kokku. Ja mis mulle veel andis seda tõuget? Aime Kallandi. Vaata siis, kui sa ütlesid nii toredasti, et Tiiu tegi vastuvõttu, teie tegite vastuvõttu, kutsusite Tiiu ka külla, aga seal oli järjekordne sinu abikaasa koostatud raamat. Ja siis ma mõtlesin, et see asi ei tohiks nii hirmus keeruline olla. Ja mõtlesin, et tühja, tekstid on mul olemas 2 kuud, kirjutan, peaks saama. Ei saanud. Ei saanud, 4 kuud kirjutasin, lõpuks panin 12 tundi jutti. Kuigi siin sees tundub teda nii vähe, aga kui sa ikka tahad kokku panna asja, et ta oleks nagu ülevaatlik, siis see ei ole nii lihtne. Aga andke andeks, see on mul esimene. Ausalt öelda, teist ei taha enam teha. Järgmised 10 teeb keegi teine. Aga siin on ka need fotod, mis mul õnnestus veel, mul on alles küll. Aga kõik ei saa panna raamatusse, aga see esimene 10 aastat on suhteliselt hästi, kõik perepäevad on siin sees. Aastakoosolekuid on ka natukene ja teid ennast on päris palju siin sees. 10 aasta see juubeliüritus on ka siin olemas piltides ja kõik, kes on midagi olulist teinud, kõigi nimed on paksult. Nii et teil lapsed ja lapselapsed leiavad teie nime siit väga kergesti ülesse. Ei pea üldse seda väikest teksti lugema. Ja kõik, kes kirjutasid ajalehte, nende artiklid on ka, mõni on natukene lühemaks tehtud, ärge pahandage. Aga ma ei ole nagu muutnud mitte midagi. Et ma arvan, et peaaegu kõik maakonnad siit midagi saavad meenutuseks lugeda. Ja ma veel kord pean tänama nüüd Aimet, tema abikaasat, kes aitasid mulle leida trükikoda, kus ei nõuta mingisugust erilist, kus ma sain päris tavalise selle vöödi vormis saata materjalid, kes parandasid, toimetasid, raamat läks natukene kalliks, kuna ma ise ei osanud midagi teha ja Aime abikaasa viis lausa fotot toimetusse kohale. Aga sai tehtud, polnudki väga hull. Ja nüüd on siis võimalus teil kõigil seda kaasa võtta.
Viljandi Maanaiste Ühendus ja Olustvere Maanaiste Selts me sinna kuulume. Ja meie õmblesime laulupeo inimestele selliseid istumisaluseid ja võib seda kasutada ka kotina. Ja mina tegin sellise, millel on vikerkaare värvid ja see tähendab nii, peremees ootab, näita neid värve, peremees ootab kitsel raha, sulane tahab liha, punane, oranž, kollane, roheline, helesinine, tumesinine, lilla. Et selline väike märkus. See vaip, neid ma olen teinud võib-olla kokku 50. Need on kõik teksavaibad. Võtan vanu teksavaipasid, teksapükse, lõigun need ribadeks ja siis nõelun need kokku nii, nagu nad suvaliselt tulevad. Ja nüüd ta tuleb selline välja ja endal on mul kodus umbes 25 aastat tagasi, mida rohkem peseb, seda pehmemaks läheb ja seda vahvab. See oli siis Viljandi Maanaiste Ühendus tegi üks. Oi, vabandust, läks siia peale. Tahad inimest ilmutatakse ja ta tuleb ja võtab teist ülesse. Aga tehke rohkem, ta läheb vasti minema. Liina, kas me võtame? Tähendab, jah, seda jäi. Mis meil järgi on? Võta minu oma, see mulle läbi üle ja sõbrad, tulge ja istume maha. Mul on vein ja ilmatum aeg. Sellel hetkel just teiega tahan olla koos ja teha üks naer. Leidkem aega, et kohale tulla. Pole tarvis teil pruukida suud. Võime lihtsalt üksteise jaoks olla. Kui on öö, näiteks vaatame kuud. Sest nüüd ma tean, et iga päev võin käe teil anda ma. Sest te olete siin ja mina olen ka. Ja mina olen ka. Mul on alati olnud üks komme igatseda, kui ma teid ei näe. Ja kui mitte just täna, siis homme küsin kindlalt, et kuidas teil läheb. Olen olemas siis, kui on vaja. Ja kui pole, olen ikkagi.
mul on 2 kätt, ma olen kallistaja ja mu laul kõlab lõpuni. Sest nüüd ma tean, et iga päev võin käe teil anda ma. Sest te olete siin ja mina olen ka. Sest nüüd ma tean,